nüüd karjuma peab, las see ladub ja sina peab. Lõpetajate tervitamiseks on sõna Tallinna Õismäe gümnaasiumi direktoril Kaja Toomsalul. Armsad päevakangelased, austatud lapsevanemad, külalised, lugupeetud kolleegid, austatud Haabersti linnaosavanem. Täna on päev, mil siin saalis
toimuvad 2 suurt tunnet, kergendus ja ootuselevus. 12 aastat tagasi astusite te esimest korda kooliukseni aabits käes ja silmad täis teadmatust. Täna istute siin täiskasvanud, haritud ja lennuvalmis noored inimesed. Veel natuke ja ongi läbi. Täna 20. juunil 2026. aastal saadab Tallinna Õismäe gümnaasium lendu oma gümnaasiumi lõpetajad. Sel aastal astub Tallinna Õismäe gümnaasiumist ellu 51 noort inimest. On hea aasta, sest kuldmedaliga lõpetab 4 õpilast. Maia-Liisa Mitt, Toomas Simanauskas, Ehtel Merila ja Roomet Kriiger. Hõbemedaliga 2 õpilast, Karoliina Mönnik ja Laura Teearu. Kiidusõnu jätkub ka teistele, kes läbisid edukalt riigieksamid ning tõestasid iseendale, et kooliaastad on möödunud tegusalt teadmisi omandades. Häbenemiseks ei ole põhjust, jalad on tugevalt maas, tulemused head. Häid tulemusi olete näidanud veel olümpiaadidel, spordivõistlustel, laulus, tantsus, mälumängus. Ka meie enda kooli noormehed tulid Tallinna meistriteks korvpallis. Kallid lõpetajad, teie klassijuhatajad ütlevad: Jaanika Imra iseloomustab oma klassi. Te olete rõõmsameelsed, positiivsed, tähelepanelikud, sõbralikud, abivalmid. Õpetaja Sten Kaldmaa, te olete elurõõmsad, nägusad, sportlikud, iseteadlikud, vaoshoitud, nõudlikud, sõbralikud, säravad ja elavad. Aga praegult palun korraks kõigil väikest vaikust, et tahan ka täna siin koos teiega, kõik, kes me siin saalis oleme, meenutada ka teie kultuurmeedia esimest, kuid kahjuks vara lahkunud, sõbralikku, hoolivat, klassijuhatajat ning õpetajat Joonas Lemmikut. Kallid õpetajad, ükskõik kui palju nügisite tagant õpetajad või toetasid lähedased, olite te ise need, kes pidite oma õpingud lõpuni viima. Olete väärt, et võtta hetk enda tunnustamiseks. Gümnaasiumi aastad ei olnud pelgalt ettevalmistus eksamiteks. See on olnud aeg, mil te õppisite tundma iseennast. Te olete seljatanud pikad koolipäevad, unetud ööd enne kontrolltöid, murdnud pead matemaatiliste valemite ja filosoofiliste küsimuste üle. Aga kindlasti ei saa unustada ka seda suurt tööd, mis on tehtud. Te olete näinud selle jaoks vaeva 3 aastat ja see on piisavalt pikk aeg selleks, et väärida sel teemal edasi elada. Kuid kõige väärtuslikum õppetund, mille te siit kaasa võtate, ei ole kirjas õpikutes. See on oskus mõelda, kahelda, otsida tõde ja jääda inimlikuks. Te õppisite siin leidma sõpru kogu eluks ja kokku hoidma ka siis, kui oli raske. Sest tõesti, meie haridus väärib seda. Mina ei nõustu lausega, et ela iga päev nii, nagu oleks sinu viimane. Mis oleks, kui elaks iga päev nii, nagu see oleks meie esimene. Seega tänane ei ole mitte lõpp, vaid hoopis algus. Te olete tublid, huumorimeelsed noored inimesed, kellel on aastate jooksul välja kujunenud oma nägu. Ja just teie, kui kõige targemad, vanemad, olete kujundanud ka meie kooli näo. Ja see kahvatub selle kõrval, mis lood on veel tulemas. See kahvatub selle kõrval, mis lugusid te olete veel loomas. Unustage muinasjutt,
avatud ustest. Ja teadke, et teid ootab võimalus need ise lahti teha. Teadke, et ainult uudishimulikena saate targaks ja kahtlejatena kindlameelseks. Olge hakkajad ja innukad, ent ärge trügige. Hoidke sõpru ja armastage lähedasi. Mõelge häid mõtteid ja tehke need headeks tegudeks. Kallid lõpetajad, lase hetkeks silmad kinni, lükka selg sirgeks, hinga rahulikult sisse ja välja. Lase silme eest neid hetki, mida sa hindad. Neid hetki, mis sulle väga väge annavad juurde, mis sind panid särama, mida kogesid siin Tallinna Õismäe gümnaasiumis olles. Siinkohal kuuluvad tänusõnad õpetajatele, klassijuhatajatele. Õpetaja roll on aidata õpilastel teadmisteni jõuda ja sellega olete väga hästi hakkama saanud. Armsad õpetajad, aitäh, et panustasite oma südame, energia ja aja Eesti hariduse tulevikku. Aitäh, et aitasite noortel teada saada, milleks nad päriselt võimelised oleks. Austatud vanemad, õnne ka teile. Jätkagu teil ikka armastust oma lapsele, sest ilma kodupoolse toetuseta ja suunamiseta on noortel inimestel õigeid valikuid teha üpris raske. Ta võib olla edukas, aga edu annab palju asju, ent mitte seda suurimat hingeomadust, mille kingib ema, isa armastus. Leia kõike ilusat, mis maailm suudab anda. Hoia kõike head, mida elu annab kanda. Võta vastu naeratusi, sõnu häid, astu edasi ikka püsti päi. Aitäh, kohtumiseni ja toredat suve! Haabersti linnaosavalitsuse poolt tervitab lõpetajaid linnaosavanem Oleg Siljan. Austatud direktor, austatud õpetajad, lugupeetud külalised, lapsevanemad, kallid lõpetajad. Täna on päev, mida tõenäoliselt mäletate veel kaua. Päev, milles on korraga nii rõõmu kui ka veidi nukrust. Rõõmu selle üle, et te olete jõudnud teatud sihini, aga nuhkrust sellepärast, et üks oluline etapp teie elus on lõppenud. Te olete õppinud 12 aastat siinsamas koolis, olete õppinud matemaatikat, füüsikat, keemiat, aga mis on kõige olulisem, te olete õppinud sõprust, meeskonnatööd, aga ka pingutamist eesmärgide saavutamise nimel. Ja ma arvan, et just need teadmised ja oskused saadavad teid teie elus edaspidi. Täna te saate lõputunnistusi, seal on hinded, numbrid, aga need numbrid ei ole kõige olulisemad. Kõige olulisem on ikkagi see, et te olete edukalt antud teekonda läbinud. Ja nüüd teie ees ootab järgmine etapp. Nüüd te peate tegema valikud. Kuhu te lähete edasi, kas õppima ülikooli, kutsekooli, kas lähete tööle või näiteks üldse kolite kusagile välismaale. Ja minu soovitus teile, ärge kartke neid valikud teha, ärge kartke isegi eksida, kuna sageli just neid eksimused õpetavad meid tunduvalt rohkem. Ja ma arvan, et täna tuleb tänada just need inimesed, tänu kellele te olete täna siin, teie õpetajad, lapsevanemad, aga alustame siis võib-olla direktorist. Aitäh teile selle eest, et täna siin minu vastaseis enam lapsed, vaid
täiskasvanud haritud inimesed. Tänu ka lapsevanematele te olete kõik need 12 aastat õppinud koos oma lapsega, olete ta toetanud, aidanud ja tänu teile täna nad siin istuvad. Ja lõpetuseks võib-olla üks väike soovitus, ärge Haaberstit ka unustage. Siin on teie kool, siin on teie õpetajad, siin on teie sõbrad, siin on teie juured ja selleks me kingime teile sellist linnamärke, kus peal on kirjutatud Haabersti. Palju-palju õnne teile ja tuult tivadesse. Aitäh! Üheteistkümnendate klasside poolt tervitab lõpetajaid Konrad Kaare. Tere, kallid lõpetajad! Kui sa oled siin vanematega, kallista neid, täna neid, et nad sind iga hommik üles ajasid, pidevalt vabandasid sinu puudumisi ning ka alati toetasid su huve. Kui sa oled siin üksi, kallista end, igatahes oled jõudnud siia, kas omapäi või kaaslastega oled leidnud endast võime edasi minna. Sellepärast võib igaüks teha endale veelgi suurema kalli. Kooliperele olete näidanud kõike. Nii teed riigitud viisakaid riigipükse, kuid ka neid rõõbatuid dressipükse, mis nägid kord nädalas kehalise tunni ja mitut spordipäeva. Nii teie parimaid saavutusi, kui ka argipäevasi äpardusi. Me kõik oleme kaasa teie raskustele. Teile tuli gümnaasiumis vastu palju takistusi. Uurimistöid, eksameid, riigikaitselaager ja isegi mõne õpetaja armuliku kooli printeriga. Kõik see on nüüd tagavaates. Hetkeks on tulnud teile uued eesmärgid. Kellel edasised õpingud, kellel töö, kellel kaitsevägi või kellel lihtsalt vaheaasta teid ootab ees põnev teekond. Olete olnud siiani väga tublid ning loodame, et kasutate siit koolist saadud teadmisi ja kogemusi tulevas elus. Kogu koolipere soovib teile palju edu, palju rahu ja palju õnne. Aitäh! Karoliina, Otto Oliver ja Raiko esitavad meile muusikapala Pilvede taga.
Kätte on jõudnud aktuse tipphetk. Lõpetajatele jagatakse kätte gümnaasiumi lõputunnistused. Tallinna Õismäe gümnaasiumi direktori käskkirja loeb ette õpetaja Airi Nurk. Medaliga lõpetajatel oleme ette astuda koos vanematega. Gümnaasiumi riikliku õppekava paragrahv 18 lõike 3 ja Tallinna Õismäe gümnaasiumi põhimääruse paragrahv 22 lõike 2 punkti 22 alusel ning tulenevalt Tallinna Õismäe gümnaasiumi õppenõukogu 19. juunist 2026 otsusest number 23. Lugeda gümnaasium lõpetanuks ja anda kätte gümnaasiumi lõputunnistus järgmistele lõpetajatele. Ühtlasi Haabersti linnaosa valitsus tänab kõiki lõpetajaid oma märgiga. 12. kultuur- ja meediaklass. Aaron Arm. Sebastian Eber. Saksa keele teise astme keeletunnistus. Erik Ernst Edovald. Autasustatakse karikaga gümnaasiumi parim sportlane ja hetkel viibib USAs. Aaris Irva. Kooli aukiri hea õppimise eest autasustatakse raamatuga. Autasustatakse karikaga gümnaasiumi parim sportlane. Kooli tänukiri vanematele. Georg Artur Jämse. Ramon Kallas. Mihkel Kivila. Aine kiituskiri inglise keeles. Autasustatakse raamatuga. Raimond Kivistik. Aie kiituskiri kultuuriloos ja inglise keeles. Anna-Liina Lõhmus. Autasustatakse raamatuga. Karl Mändla. Palju õnne. Olga Naida. Aine kiituskiri inglise keeles. Autasustatakse raamatuga.
Kaur Kennert Nurmik. Autasustatakse karikaga gümnaasiumi parim sportlane. Milena Olivson. Aine kiituskiri inglise keeles, kooli tänukiri aktiivsele õpilase esinduse liikmele. Autasustatakse raamatuga, klassijuhataja tänukiri. Kevin Pikkor. Karel Pärnpuu. Autasustatakse karikaga gümnaasiumi parim sportlane, klassijuhataja tänukiri. Loora Maria Rand. Kooli aukiri hea õppimise eest, aine kiituskiri ühiskonnaõpetuses ja bioloogias, kooli tänukiri aktiivsele õpilase esinduse liikmele. Autasustatakse raamatuga, klassijuhataja tänukiri, kooli tänukiri vanematele. Sofia Rohtvee. Aine kiituskiri inglise keeles ja ajaloos, kooli tänukiri aktiivsele õpilase esinduse asepresidendile. Autasustatakse raamatuga, klassijuhataja tänukiri. Remi Andero Rumm. Autasustatakse karikaga gümnaasiumi parim sportlane. Dominika Slutski. Kooli aukiri hea õppimise eest, aine kiituskiri hispaania keeles ja inglise keeles, kooli tänukiri aktiivsele õpilase esinduse liikmele. Autasustatakse raamatuga, klassijuhataja tänukiri, kooli tänukiri vanematele. Gert Lauri Soosaar. Oliver Teller. Autasustatakse raamatuga. Palju õnne. William Jesse Vask. Klassijuhataja tänukiri, autasustatakse raamatuga.
Lisandra Vetesina. Kooli aukiri hea õppimise eest. Autasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Täname ka 12. kultuurimeediasuuna klassijuhatajat Sten Kaldmat südamega tehtud töö eest õpilaste õpetamisel ja juhendamisel. KM klassi poolt kõneleb Sofia Raudvee. Palun. Austatud õpetajad, kallid vanemad ja armsad lennukaaslased. 3 aastat tagasi astusime sellest ukse sisse ebakindlatena. Täna väljume siit täiskasvanutena, lõputunnistus käes ja peamõtteid täis. Me saime hakkama. Gümnaasium õpetas meile palju enamat kui lihtsalt kohustuslikku kirjandust või võrratusi. Me saime teada, et parimad ideed tulevad kell 3 öösel. Me õppisime hoidma kokku ja see on meie suurim võit. Kallid õpetajad, aitäh teile kannatlikkuse ja usalduse eest. Te andsite meile enamat kui lihtsalt kontrolltöid või hindeid. Kallid vanemad, aitäh, et olite meie suurimad toetajad igal raskel hetkel. Meie lennukaaslased, kui me 3 aastat tagasi siia tulime, ei teadnud enamused üksteist ja hoidsime seina äärde. Aga nüüd me teeme täpselt, kes kontrolltöö ajal spikerdab, kes lennugrupis kõige paremaid pilte jagab ja kelle käest saab ennem tundi kodutööd maha kirjutada. Meist sai tiim. Meie ees on nüüd puhas leht. Ärge kartke vigu teha, sest need viivad edasi. Unistage suurelt ja jääge iseendaks. Me võime liikuda eri suundades, kuid see ühine aeg seob meid alati. Aitäh selle vinge 3 aasta eest. Aga nüüd me tähistame. Me oleme selle ära teeninud. Ja ennem, kui ma nüüd siit ära lähen, siis ma paluks meie kalli klassijuhataja Steni siia ette. Me tegime 12 KM-iga talle väikse kingituse. Jätkame 12. ERL-i tunnistuste kätte jagamisega. 12. RL klass. Andri Aasna. German Plei. Lõpetab gümnaasiumi aukirjaga hea õppimise eest. Autasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Kooli tänukiri tublile ansambli ja koorilauljale. Anna-Maria Hropova. Ainekiituskiri inimese õpetuses, majandusõpetuses ja geograafias. Gleb Ignatlenko. Klassijuhataja tänukiri. Pavel Jerjomenko.
lõpetab gümnaasiumi aukirjaga hea õppimise eest. Ainekiituskiri matemaatikas, inglise keeles, saksa keeles, majandusõpetuses, geograafias, füüsikas, keemias ja ühiskonnaõpetuses. Au tasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Roland Kaljulaid. Lõpetab gümnaasiumi aukirjaga hea õppimise eest. Ainekiituskiri inglise keeles. Au tasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Robert Kaljuvee. Lõpetab gümnaasiumi aukirjaga hea õppimise eest. Kooli tänukiri aktiivsele õpilasesinduse presidendile. Au tasustatakse raamatuga. Klassijuhataja tänukiri. Kooli tänukiri vanematele. Werner Kapper. Saksa keele teise astme keeletunnistus. Kooli tänukiri aktiivsele õpilasesinduse liikmele. Kooli tänukiri tublile ansambli ja koorilauljale. Klassijuhataja tänukiri. Karl Kiil. Lõpetab gümnaasiumi aukirjaga hea õppimise eest. Ainekiituskiri majandusõpetuses. Au tasustatakse karikaga gümnaasiumi parim sportlane. Au tasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Hugo Kirs. Romet Krieger. Au tasustatakse kuldmedaliga. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Au tasustatakse raamatuga. Tartu Ülikooli rektori tänukiri. Kooli tänukiri vanematele. Oliver Kukk. Arold Kärg. Ainekiituskiri inimese õpetuses ja kirjanduses. Kooli tänukiri tublile ansambli ja koorilauljale. Au tasustatakse raamatuga.
Karl Jesper Lattik. Lõpetab gümnaasiumi aukirjaga hea õppimise eest. Ainekiituskiri inglise keeles ja kirjanduses. Kooli tänukiri õpilasesinduse liikmele. Au tasustatakse raamatuga. Klassijuhataja tänukiri. Kooli tänukiri vanematele. Eitel Merila. Au tasustatakse kuldmedaliga. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Tartu Ülikooli rektori tänukiri. Au tasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Klassijuhataja tänukiri. Sander Niilo. Maia-Liisa Mitt. Au tasustatakse kuldmedaliga. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Tartu Ülikooli rektori tänukiri. Au tasustatakse karikaga gümnaasiumi parim sportlane. Saksa teise astme keele diplom. Au tasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Kooli tänukiri tublile ansambli ja koorilauljale. Klassijuhataja tänukiri. Karoliina Männik. Au tasustatakse hõbemedaliga. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Au tasustatakse raamatuga. Tartu Ülikooli rektori tänukiri. Kooli tänukiri vanematele. Kooli tänukiri tublile ansambli ja koorilauljale. Klassijuhataja tänukiri.
Rasmus Märtsin. Lõpetab gümnaasiumi aukirjaga hea õppimise eest. Ainekiituskiri majandusõpetuses, keemias ja ühiskonnaõpetuses. Saksa keele teise astme keeletunnistus. Au tasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Laureen Ruhno. Ainekiituskiri inglise keeles ja vene keeles. Likas Saarse. Ainekiituskiri matemaatikas ja saksa keeles. Saksa keele teise astme keeletunnistus. Martin Sarapuu. Ainekiituskiri bioloogias. Au tasustatakse raamatuga. Toomas Simanauskas. Au tasustatakse kuldmedaliga. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Tartu Ülikooli rektori tänukiri. Au tasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Martin Slavkorodski. Arturs Eduards Šetins. Laura Teearu. Au tasustatakse hõbemedaliga. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Au tasustatakse raamatuga. Tartu Ülikooli rektori tänukiri. Kooli tänukiri vanematele. Klassijuhataja tänukiri.
Katariina Villemson. Lõpetab gümnaasiumi aukirjaga hea õppimise eest. Ainekiituskiri inimese õpetuses ja ajaloos. Au tasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Fred Vohli. Täname 12. reaal- ja loodussuuna klassijuhatajat Jaanika Hõibrat südamega tehtud töö eest õpilaste õpetamisel ja juhendamisel. RL-i klassi poolt võtab sõna Karli Esper-Landik. Palun. Kuna Augasti linnaosa vanemad siin enam ei ole, siis teda ma siis ei tervita. Austatud direktor, lapsevanemad, õpetajad ja muidugi lõpetajad. Mina siis jälle siin. Kuna lisaks emotsioonidele on laes ka see laula temperatuurid, püüame kiirelt teha, seega kannatage veel. Kannatamine ei peaks muidugi enam raske olema, sest 12 aastat oleme koos seda selles majas nüüd teinud. Oleme koos kannatanud ära kõik oma eksamid, ükskõik kui õnnelikult või õnnetult need läksid. Oleme kannatanud ära uurimistööd ja praktilised tööd, ükskõik kui palju higi, pisaraid ja väärtuslikke unetunde sinna läksid. Ja peamiselt oleme lõpuks kannatanud ära kõik need palavalt armastatud ainetunnid, mis on muidugi olnud tänu meie fantastilistele õpetajatele ainult nauting. Lõpuks ometi jõudis see päev kätte. Seda on korratud juba mitmeid kordi üle aastate, aga kuna kordamine on tarkuse ema, ütlen ma seda uuesti. Täna keerame me kõik oma elus uue lehekülje. Enam pole e-kooli ega õpetajad, kes annab sulle ülesande ette, lahendad selle ära, annad hindamiseks ja õpetajana oma enda tagasiside. Ei, enda elu ja otsuste eest vastutate nüüd ainult teie. See muidugi võib kõlada hirmutavalt, aga isiklikult öeldes olen kindel, et Õismäe gümnaasium on enam kui rohkem andnud hea ettevalmistuse selliseks tulevikuks ja muidugi lõppkokkuvõttes teil ei ole valikut ka. Mida saab siis öelda 12. RL-i kohta? Eks meid sunnine kamp olime. Aga sellegi poolest, kui oli häda majas ja midagi oli vaja teha, suutsid siiski viimasel minutil ennast alati kokku võtta ja hea koostööga tõkked ületada. 10. klassis, kui ootamatult endisid 9. A ja B ja C õpilased segamini ühte klassi topiti, võis tunda see kui veider uus keskkond, aga põhimõtteliselt sama nädal oli juba tunne, nagu see klass on olnud su klassi paasti. Kas me nüüd tegelikult kõvad reaalaine tässad olime, seda ütleb kõikide hindetunnistustel ise. Aga kahtlemata need on ilusamad kui me paralleelid. Mõni ütleks, et see põhjus on selles, et me oleme nii targad lihtsalt. Aga ma ütleks, et põhjus on selles, et meil on lihtsalt olnud fantastilised õpetajad ja oleme lihtsalt väga targad. Ma tean, et meile on öeldud, et mitte enam kõnedes nimesi mainida, aga samas mul tunnistus käest, mis te enam enam võdete. Mõned inimesed väärivad mainimist. Õpetaja Ester Ritt on vist iga aasta saanud suured tänusõnad siin saalis ja ma hea meelega jätkan seda traditsiooni. Sest isegi kui nii mõnegi ei läinud matemaatika eksam ootuspäraselt, paljude siiski läks ja see on selle tõttu, et andis endast parima ja punnitas meilt neid küsimusi välja, mida me ei tahtnud ise küsida. Eksamiks kordamine on kahepoolne. See koostab õpetamisest ja õppimisest. Tema tegi end osa õpetamisel 100% ära ja meie jääme igavesti tänulikuks talle. Me oleme tänulikud õpetaja Petaile, kelle tunnid olid rohkem toreda ajaveetmise tunnid kui eesti keele kirjanduse tunnid. Tema tunnid olid parimad kohad, kus sai kooli kohta gossipit kuulda ja lihtsalt elust rääkida või tegeleda absoluutselt kõige muuga kui eesti keelega.
Aitäh õpetaja Mari Mehtale, kes soovis tihtipeale tundi teha vähem kui meie. Aga tema, kui tugeva Eesti naisena, sai sellega hakkama. Aitäh õpetaja Aina Bormanile Kairi Salule, kes ei kaotanud kunagi kordagi lootust sellest, et äkki saame saksa keele selgeks. Isegi peale seda, kui nad rääkisid, kuidas nad olid nutu äärel, kui nad meie DST-eksami kirjandid lugesid. Aitäh õpetaja Mari Puule, kes tõestas, et kohaliku omavalitsuste valimistest on võimalik ühe ainetunni pikkuseid arutlusi teha ligi 2 nädalat. Mõeldes, et see suvi ootab meid ees presidendi valimised ja tuleval aastal ka Riigikogu valimised, siis ma tulen järgmistele 12-ndega sügavalt kaasa. Aitäh õpetaja Lingale, kes suutis põhimõtteliselt terve aasta rääkida ainult DNA ja RNA-st, Darwini teooriast ja suguhaigustest. Ja kõik need korrad, kui pidime tööliiku lehekülg ära täitma ja siis lõppkokkuvõttes ta isegi ei võtnud need ära või kaotas need lihtsalt ära. Õpetajad, keda mainida ja tänada on väga palju, aga ma püüan kiiresti teha. Aga kuna see nimekiri on tõesti nii pikk, siis lähen kohe inimese juurde, kes väärib meie kõige suurema tänu. Meie armas klassijuhataja Jaanika. Jaanika, sa oled olnud selles klassis paljude klassijuhataja juba 8 aastat ja uutele tulijatele 3 aastat. Sa oled olnud meile toeks iga murega, olles alati kätte saada, kui mõni probleem või kui peaks olema soovi, kellegagi lihtsalt vestelda. Oled paraku pidanud aastate jooksul korduvalt meid korrale kutsuma, kui keegi jälle mõne koerusega hakkama sai ja sa oled näinud suurt tohutut vaeva, et me kõik Eestimaa sood ja rabad ikka ära näeks. Sa oled teinud imelist ja pühendust täistööd ja võin kinnitada, et täna lahkad siit saalist tänu sulle, mitte enam 5. klassi rauskavad tatid, vaid täiskasvavad peaaegu iseseisvad inimesed. Peale seda suurt tööd sa väärib puhkust ja ma loodan, et tuleval õppeaastal sa ei võta veel uhklassi ja saad rahus muretseda siin majas, istuda ilma, et sa peaksid muretseda, kellele õppeaasta lõpus raamatukokkuõpiku viimata on. Et sa aga ei peaks lahkuma siin tühjade kätega, on meil sulle klassi poolt kingitus, millega soovin, et sa tuleksid järgi. Head lendu 47 lendu üleüldiselt, aga eriti reaalne loodusainete suund ja hasta la vista gümnaasium. See oli tõesti imeline, aga nüüd palun siia ette 12. klassi ansambli, kes esitab loo See on hea. Sõbralik pild, linn laulu soovis pillab meie jalge ette, pärja puunub pääsusil ja nõnda Meil pole parandust vaja meil pole mugavat maja Leotos tunnistame ja see on hea nii hea. Laul leiab üles meid ikka, rõõm muudab elu nii pikaks, meid rikkaks armastus teeb ja see on hea nii hea. See on hea nii hea. Kui küljest murda hõbe killuma võin, täht võõgub teol välja sirutan käed, et
sooja Martin endale laenan selga, kui sa juurde kauaks jääd ja nõnda meil pole parandust vaja meil pole mugavat maja ei autos tunnistame ja see on hea nii hea laul leidab üles meid ikka rõõm muudab elu nii pikaks meid rikkaks armastus teeb rikkaks sind ja mind ta see on hea, see on väga hea. Nüüd on sõna klassi juhatajatel Sten Kaldma ja Jaanika Põldla. Mul on hea meel, et ma täna teis laulma ei pea. Aga uskuge mind, et siin seista ja rääkida on sama raske kui lõpukella laulda. Ja enne kui ma lähen oma kõne lõpu põhiosa poole, siis ma tahaks korraks minna ajas tagasi. Vähem kui aasta täpselt ühel ilusal suvepäeval helises mu telefon. Helistajaks oli meie hea koolidirektor Kaja. Ma aimasin, miks ta mulle helistab ja ma ei eksinud. Ta pakkus mulle selleks viimaseks aastaks seda toredat 12. KM-i enda hoolale võtmist. Ma vastasin, et ma ei ütle sulle praegu ei ega jaa. Palusin mõtlemisaega. Kui meie kõne lõppes, siis mu peas oli 3 mõtet. Esimene oli see, et kool on mulle varasemalt paar korda juba klassi juhatamist pakkunud. 4. korda enam ei tule. Teiseks ma mõtlesin teie peale ja 12 KM. Ja kolmandaks ma mõtlesin, kas ma saan hakkama nende suurte kingadega, mis maha on jäänud. Ja ma otsustasin, et ma helistan Kajale kohe tagasi. Helistasin ja ütlesin oma jah-sõna. Teate, mis Kaja vastas? Et kui me augustis kooli tuleme, siis ta esimene asjana kallistab mind. Ta pidas sõna. Joonas, me saime hakkama kõik koos. Täna on minu kord kallistada hea Kaja sind ja 12 KM kõiki teid. Aitäh teile! Head lõpetajad, head lapsevanemad, head vanavanemad, õed, vennad, head kolleegid ja külalised. Täna on üks kummaline päev. Ühelt poolt on see pidulik. Kõik on just riides, lilled, kõned, tunnistused, pildistamine. Teiselt poolt on see päev, mille nimel mõned teist on unistanud juba väga-väga kaua. Ja kui päris aus olla, siis mõni teist ärkas täna hommikul mõttega lõpuks ometi. Olen olnud teie klassijuhataja ainult see viimane aasta. See tähendab, et kui teie koolid ei oleks olnud film, siis mina ilmusin välja umbes viimase osa keskel. Mõni teine õpetaja nägi teie esimesi koolipäevi, esimesi kontrollitöid ja võib-olla isegi teie kõige legendaarsemaid koolitempe. Mina sain teiega kaasa teha ainult viimase peatüki, aga vahel piisab 1 aastast, et näha, millised inimesed tegelikult on. Ja seda olen ma näinud. Olen näinud noori inimesi, kes suudavad pingutada, noori inimesi, kes suudavad üksteist aidata, noori inimesi, kes suudavad eksida, õppida ja edasi minna. Ja uskuge mind, see on palju tähtsam kui ükskõik milline hinne tunnistusele. Ma räägin nüüd ühe väikse loo. Üks vana kalur võttis oma lapselaps esimest korda merele kaasa. Poiss vaatas suurt merd ja küsis: vanaisa, kuidas sa tead, kuhu sõita? Me ei näe ju teed. Kalur vastas: mere peal ei olegi teed. Poiss vaatas segaduses ringi. Aga kuidas sa tead siis õigesse kohta jõuda? Kalur vastas: sa ei pea nägema tervet teekonda, sa pead nägema järgmist suunda.
Mulle tundub, et see lugu tänasse päeva sobib suurepäraselt, sest praegu võib tunduda, et kõik ootavad teilt vastuseid. Mida sa edasi õppima lähed? Mis tööd sa tegema hakkad? Kus sa elama hakkad? Milline näeb välja sinu elu 10 aasta pärast? Tõde on aga see, et enamik täiskasvanuid ei tea ka 10 aasta pärast täpselt, mida nad 10 aasta pärast teevad. Kui te mind ei usu, küsige oma vanematelt või veel parem, küsige mõnelt õpetajalt. Meie õpetajad näeme targad välja, aga tegelikult me mõtleme päris sageli. Vaatame, kuidas see nüüd välja tuleb. Elu ei nõua teilt valmis kaarti, elu nõuab ainult julgust teha järgmine samm. Ja veel midagi. Elate ajal, kus kõigil näeb minevat hästi. Sotsiaalmeedias on kõik edukad, kõik reisivad, kõik on õnnelikud, kõik on vormis, kõigil on ideaalne elu. See ei vasta tõele. Iga inimese elus on raskusi. Iga inimene eksib. Iga inimene kahtleb. Iga inimene kukub mõnikord. Vahe on selles, kas ta tõuseb pärast seda uuesti püsti. Mulle tundub, et kool on ainus koht maailmas, kus inimene küsib aastaid, millal ma seda päris elus üldse vaja. Ja siis saab täiskasvanuks ning hakkab ühel päeval aitama oma lastel kodutöid teha. Ja sel hetkel mõistab ta 2 asja. Esiteks, õpetaja teadis, mida ta rääkis, ja teiseks, ta oleks pidanud tunnist tähelepanelikult kuulama. Head õpetajad, teie põlvkonda ootab ees maailm, mis muutub kiiremini kui ükski varasem. Aga mõned asjad ei muutu kunagi. Ausus jääb alati väärtuseks, töökus jääb alati väärtuseks, sõprus jääb alati väärtuseks, hoolivus jääb alati väärtuseks. Inimesed võivad unustada teie hinded, nad võivad unustada teie ametinimetuse, aga nad mäletavad väga kaua seda, kuidas te neid tundma panite. Seepärast hoidke inimesi enda ümber. Helistige oma vanematele. Tänage oma õpetajaid. Hoidke oma sõpru. Ja ärge kunagi arvake, et lahkus on nõrkuse märk. Tegelikult on see üks suurimaid tugevusi. Mõni hetk tagasi just saite kätte lõputunnistuse. See on tähtis dokument. Aga tegelikult te näitas ainult seda, mida te olete õppinud. See näitab, et te ei andnud alla. Et te tulite läbi keerulistest päevadest, et te jõudsite kohale. Ja selle üle tasub uhke olla. Kui te lahkute täna siit saalist, siis ärge mõelge sellele, mida te kardate. Mõelge sellele, mida te loodate. Ärge keskenduge sellele, mis võib valesti minna. Keskenduge sellele, mida on võimalik saavutada. Ja kui elu viib teid mõnikord tundmatule merele, siis pidage meeles vana kaluri sõnu. Sa ei pea nägema tervet teekonda. Sa pead nägema järgmist suunda. Aitäh teile selle ühise aasta eest. Mul on olnud suur au olla teie klassijuhataja just selle viimasel, aga nii olulisel aastal. Palju õnne, head õpetajad. Minge julgelt. Teie paremad peatükid on alles kirjutamata. Aitäh! Lugupeetud külalised, head kolleegid, lapsevanemad, kallid õpetajad ja minu armas 12 RL. Need viimased 3 aastat on läinud liiga kiiresti. Tänan kõiki kolleege, kes on teid, aga ka mind sel teekonna toetanud. Gümnaasiumi klassijuhatajana olen seda teekonda jaganud 2 armsa inimesega. Joonas on teid viimase aasta valvanud külva piirilt. Ja täna oleks ta teie üle kindlasti väga uhke. Me eest ennini oleme. Aitäh ka lapsevanematele, te olite siis olemas, kui teid vajati. Iga uus algus on hirmutav. Nii teile kui ka mulle. Ma ei kujuta ette järgmise õppeaasta aktuseid või kontserte ilma Karoliina, Germani, Werneri või ka Haroldita. Võistlused ja olümpiaade, kus Tallinna Õismäe gümnaasiumi au ei torma päästma Toomas, Maia, Romet, Pavel, Ehtel ja paljud teised. Aitäh, Jesper, Werner ja Robert. Mu selja lagune on alati olnud kindel
isegi kui see kindlus tuleb viimasel hetkel. Aitäh, Laura, Maia, Karolina, Ehtel. Teie aitasite alati kõik kauniks teha, siis kui seda tarvis oli. Ja need smurfid seal minu laes teevad iga järgmise päeva ilusaks. Kindlasti tunnen järgmisel õppeaastal puudust meie jutustamistest, kas vahetundides või pärast tunde, kus keegi jälle vaatas, et Jaanika on üksi, ilmselt tal on igav, tuleks natuke ta meelt lõbustada. Ja ilmselt ma ei saa ka pisarateni naerda, kui kuulen, et kontrollide kirjutamise ajal mõni 12. RL-i klassi õpilane vajas abi laualt, kus tuli metallne hääl. Sain su küsimusest aru, genereerin vastust. Samas on hea, et ma ei pea läbi töötama mõõtmatutes kogustes puudumistõendeid. Meil on olnud palju ühiseid seikluseid, nii maa peal kui maa all, nii vee peal kui mõnel ka vee sees. Et reegel on rikutud, ka sügisel võib kanu ümber minna. Toredaid hetki meenub nii Aidu karjäärist, Kablirannast kui ka Soomalt. Lisaks toredatele väljasõitudele loodusesse oli tähtsal kohal ka kultuur. Välja võiks tuua Berliini, Viini ja ootamatu külaskäigu öisesse Riiga. Mis juhtus Kreetale? Sellest me veel räägime. Kõik meie ühised tegevused on näidanud, et olete toredad kaaslased ja keerulistes olukordades ei keskendu probleemile, vaid lahendustele. Teiega tulen iga kell luurele, kutsuge ainult. Teie senistes saavutustes suurim on täna siin. Te saite kätte oma gümnaasiumi lõputunnistuse. Elus ei mängi alati rolli. Kas said riigieksamil 100 või 48 punkti? Kas su keeletase on C1 või B1? Oluline on see, kes te olete inimestena. Meelde jäävad teiega jagatud hetked, mitte hinnete leht. Teie uued algused võivad ka olla veidi hirmutavad, aga nad on kindlasti väga põnevad. Nautige iga hetke. Unistage suurelt. Tehke tarku valikuid. Ja pärast ebaõnnestumist julge uuesti proovida. Kõige olulisem jää iseendaks. Palju õnne, armsad lõpetajad. Lapsevanemate poolt kõneleb Anna-Maria Urmas. Tere! Mul on väga kahju, et täna lõpetate. Päriselt see aeg on lennanud nii kiiresti. Aga lugupeetud koolipere, lõpetajad, lapsevanemad ja meie armsad lõpetajad. Milline päev täna on? Täna on eriline päev. Üks oluline peatükk täna kahjuks sulgeb, lõpeb ja hakkab uus. Algab uus elu. Midagi sellist, mida te ei tea veel, mis teid ootab. Aga lapsevanemana on seda hetke vaadates raske uskuda, kui kiiresti aeg on läinud. Alles hiljuti saadeti noored kooliteele, pisikesed, hunnikesed, seljakotid olid suuremad kui lapsed ise. Ja nüüd nad istuvad siin meie ees lõpetajatena. Kui nad olid 10. klassis, siis käisin neile rahatarkust rääkimas, loengut pidamas. Ja sellise mõttega, et räägin neile investeerimisest ja finantsidest, aga tuli välja, et nad on päris vägagi rahatargad. Ma võib-olla pidin ise juba mingid märkmed tegema. Ja siis nad on väga kursis finantsmaailmaga, raha oskavad lugeda küll. Eelmisel kevadel oli mul võimalus nendega koos Iirimaal reisida. Ausalt öeldes läksin sinna sellise väikese
lapsevanemeliku ettevaatusega, et eks siis ikka nagu, mis seal võib juhtuda, kuidas nad saavad seal võõral maal, lennujaam ja terve klass ja kõik. Ja tegelikult lennujaamas ma sain aru, et pole üldse mõtet siin muretseda. Nad on nii tublid. Nad said ilusti hakkama, see reis kinnitas, et meie noored on ikkagi vägagi vastutustundlikud, toredad, hoiavad teineteist ja väga tublid on, tõesti. Ma olin tegelikult väga üllatunud, et ei pidanud kedagi korrale kutsuma, me olime teiste õpetajaga koos seal ja kõik läks hästi. Täna tahaksin tänada kogu koolipered. Õpetajate tööväärtus ei peegeldu ainult hinnetes, nagu siin oli juba mainitud, vaid ka sellest, milliste inimestena noored siit välja lähevad. See on väga tähtis, et see oli väga suur panus teie poolt, samamoodi vanemate poolt, kuidas nemad on kasvatanud selliseid toredaid noori alates väiksemast peale ja siis väga tublid inimesed, päriselt. Ma soovin teile kõike head, soovin teile tõesti, nagu siin oli ka jällegi mainitud, aga kuna ma siin räägin nüüd viimasena, siis tuul tiibadesse ja unistage suurelt, globaalselt, kõik on teie kätes, kõik tulevik, kõik on teile vedada ja juhtida. Te olete väga tublid. Ma soovin teile edu. Võite alati minu poole ka pöörduda, kui teil mingid juriidilisi küsimusi on, mida iganes. Aga palju õnne teile, palju õnne õpetajatele, palju õnne vanematele ja veel kord, olge tublid. Tänase õhtuse lõpetab Karoliina Männik looga oma enese ilus ja leas. Kõik on juba kord öeldud, kusagil sees on, kusagil unes või inimesi, ainult või paberi peal. Kõik on juba kord tehtud ühel või teisel moel. Kusagil ammugi nähtud, ilmub taas aegade toel. Aga ometi otsime, ülbime, mismoodi kõik olema peaks. Ja teiste tõdesid tõlgime, paneme pahaks või võtame heaks. Ja vahel otse kui algusest inimest looma peaks. Ta sünnib hommikul valguses oma enese inusu peas, oma enese inus ja peas. Kõik siin meile on antud, mida kord küsisime. Iha, kas sinagi tahtnud, kui me
mismoodi kõikumine peaks ja teiste tõdesid tõlgime, paneme pahaks või võtame heaks ja vahel otse kui algusest me inimest looma peaks. tasub hommikul alguses oma enese ilus ja peas, oma enese ilus ja peas, oma enese ilus ja peas. Ma tahaks ka täna tänada meie õppejuhti Lea Rüüsakut. Samuti tahaks tänada siin meie mõlema lõpuaktuse, nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpuaktuse organiseerimise, ettevalmistamise, läbiviimise eest meie huvijuhti Mari-Liisi. Head külalised, palun lõpetajatel saalist lahkumiseks püsti. Kui jätab mehed neist kõigist maailma. Thank you.